Me jätkame nüüd uue suvise rubriigiga, me kutsume seda kuumaks tooliks, sellepärast et igal pühapäeval olen ma kutsunud siia ühe poliitiku ja see vestlus on tavapärasest jutusaatest veidi erinev. Nimelt enamik küsimusi on pakutud vaatajate poolt, oleme teinud sotsiaalmeedias üleskutse ja teine tingimus on, et vastused peavad olema väga lühikesed ja väga konkreetsed, mis võib olla väljakutse meie esimesele külalisele Urmas Reinsalule. Tere õhtust! Tere õhtust! No, lähme vaatajate küsimuste juurde kohe, mis meile sotsiaalmeedias pakuti, et kui teie valitsus tulevikus peaks osutuma ebapopulaarseks, kas te järgite praegu Kristen Michalile antavat soovitust ja astute tagasi? Jah, ma arvan, et nii kriitiliseks ei tohi lasta olukorda muutuda, see ei vasta inimeste ootustele. Miks ütlesite enne viimaseid valimisi, jättes valimata, toetad Keskerakonna võimu ja siis ise aitate nad võimule? Isamaa seisab oma põhimõtete eest ja me oleme suutnud ka seista nende väärtuste eest, majanduskasvu, eestikeelsele haridusele täies mahus ülemineku eest Tallinnas, mida me peame oluliseks. Selge, ilmselt siis Keskerakond võimu juures ei olnud piisavalt oluline. Milliste erakondadega välistate koalitsiooni loomise, kui nüüd siis peaksite valitsus kokku panema? No seda tuleb ausalt ühiskonnas arutada. Mul on kõige suuremad poliitilised etteheited Reformierakonnale. Ei ole, aga teist, pool punkti. Mida teete teise pensionisambaga? Meil ei ole otsust selle kohta, et kuidagi vabatahtlik pensionisüsteem ära kaotada. Jätame meie praegu kõrvale, ise teeksite mida? Ma arvan, et vabatahtlik pensionisüsteem Eestis peab säilima. Kuidas muudate elektri taas odavaks? Nii, et on tagatud juhitavad piisavad tootmisvõimsused Eestis. Uus põlevkivijaam. Ma arvan, ühtegi tahkekütuse ressurssi, kodumaist ressurssi ei tohi välistada, aga see eeldab ka tegelikkuses Euroopa reeglite muutmisesse Eesti poolt panustamist. Kas lubate, et peatate Rail Baltica ehitamise? Ma arvan, et eeldatakse jah, ei vastust. Siis ma vastan nõnda, et ebaküps oleks niimoodi vastata. Siis on tulnud selline küsimus, et kui palju on teie pea täis saladusi, mida välja öelda ei tohi? Poliitik peab mõtlema, mida ütleb, ja kõike, mida mõtled, ei peagi ütlema. See üks vaataja küsis selle peale, miks on Isamaa nii selgrootu? Ei, vastupidi. Meie põhimõtted on olnud väga selgelt aru saadavad. Me peame viima majanduse kasvule, me peame usalduse ühiskonnast taastama. Aga seda kriitika on ikkagi see, et peame, plaanime, on oluline, aga mis on see konkreetne asi, mis te teete, mille peale inimene saaks öelda jah või ei, mulle meeldib, ei meeldi? Ilus jutt meeldib kõigile muidugi. Jaa, aga ma arvan kõige rohkem, mida inimesed ootavad, konkreetne asi. Reformierakond tuleb võimult kõrvaldada. Esimene konkreetne samm. Maksusegaduses tuleb taastada uuesti selgus ja lõpetada nende maksudega tõmblemine. Kolmandaks, investoritel, ettevõtjatel, ka laiemal ühiskonnal tuleb taastada uuesti kindlustunne. Mida selles jutus on konkreetsed teie plaanide kohta? Meie plaanid on konkreetsed ja selged. Mis puudutab seda, et asjad, mida me ütleme, me seisame ka selle eest, et esimese 100 päevaga need viiakse ellu. Kolmandaks, mis on oluline... Katteallikate kohta, aga te ütlete nagu nii jälle, et taastame ettevõtjate usalduse maksu... Meil on keerulised otsused ees. Et ma sellel suvel Isamaa pani ette teha negatiivne eelarve, valitsus käitus vastupidiselt ja ma olen öelnud ka, et tõepoolest valitsemiskulude vähendamiseks 27. aasta kevadel paraku tuleb teha negatiivne eelarve. Tuleb teha rida ka keerulisi, raskeid otsuseid. Aga läheme nüüd lõigu juurde, kus siis ma esitan küsimused, mida ma esitan kõigile poliitikutele sellel suvel. Unustage ära põhimõte, et mõtle, siis ütle, vaid eksprompt, kiired vastused. Lemmik Eesti ansambel või laulja? Ma arvan, Ivo Linna vist on kõigile meile ja ka mulle nii-öelda Eesti ansamblitest. Mis spordiala vaatad telekast, kui üldse? No, kes see meil praegu ikka on, ka kõige leigemad spordihuvilised vaatavad Ameerika poole praegu, kus käimas MM. Kuidas iseloomustaksid end ühe sõnaga? Jonnakas. Mis on esimene töökoht, mille eest raha said? Ma käisin trenniga, oli vist ju Vene ajal muidugi, käisin trenniga poistega siis kive korjamas põldudelt ja ma arvan, seal vist maksti isegi, kas oli 10 rubla. Milline oli viimane sõnum ja mille kohta? Viimane sõnum oli mul sõnumivahetus naisega ja naine ütles, et mis kell me hakkame maale sõitma tema emale külla. Nii et ma ütlesin, et kohe, kui saade läbi saab. Mida tahaksite osata, aga ei oska? Alati inimesel üks võõrkeel avab uue maailma, nii et on palju keeli, mida tahaks õppida. Mida teed, kui närv must ja stress kallal? Kui närv must ja stress kallal, ma vaatan, ega siin ma olen nagu kõik inimesed, eks vaatad, lähed ujuma, vaatad Netflixist mõne filmi ja siis lähed võtted mujale.
viimane foto telefonis? Viimane foto telefonis on niisugune minu juures käis Rahvusvahelise Valuutafondi IMF-i delegatsioon. Selge, tavaline grupifoto, ma saan aru. Grupifoto. Mida kadestad oma suurima poliitilise konkurendi juures? Ilmselt on see siis Michal, aga mida tema juures kadestad? Ma ei tea, see sõna kadestab on alati, mulle ei meeldi seda kasutada ükskõik millise teise inimese soorituse puhul. No kompliment siis Michali suhtes. Jah, ka kui laev vee alla läheb, siis ta jääb kapteni sillale. See on kindlasti oskus järjekestvusest. Õhtusöök mis tahes maailma inimesega elus või surnud, kes ja miks? Ja ma arvan, et Donald Trumpiga oleks väga palju rääkida, et ühes või teises suunas, kuhu ta liikumas on. Üks harjumus, millest tahaksite loobuda? Võib-olla mul on mitmeid kordi öeldud, et liiga palju olen telefonis, et tuleb keskenduda siis ka kirjalike tekstide pikemale tutvustamisele. Selge, nüüd siis saate korra telefoni minna, öelda naisele vastusena, et kohe hakkate tulema. Aitäh tulemast ja selle rubriigiga siis järgmise pühapäevani.